Kuidas suhkrust saab pekk? Toit liigub nüüd läbi kogu seedekulgla, kus see lammutatakse väikesteks osadeks. Vaatame, kuidas käituvad organismis suhkrud ja kuidas neist saab kas energia või keharasv. Maakeeli pekk. Suhkrute lagunemine toimub peensooles. Seal saab tärklisest glükoos, sahharoosist glükoos ja fruktoos. Kõik need lihtsuhkrud osalevad keha energia tootmises natuke erinevalt. Pärast söömist on kehas palju glükoosi, mis liigub mööda veresooni lihasrakkudesse. Kuid kogu glükoosi kogust me kohe ära ei kasuta. Osa glükoosi koguneb maksa ja sellest pannakse kokku glükogeen, meie keha energiavaru. Ka fruktoosist tehakse maksas mitmeetapilise protsessi glükoneogeneesi kaudu glükoosi. Organism varub glükogeeni piisavalt, et umbes 1 ööpäev ilma söömata hakkama saada. Kuid mis saab siis, kui veresuhkrut on ikka veel üle? Sellisel juhul otsustab keha selle rasvkoesse peita, pikemaajalisteks varudeks. Atsetüülkoensüüm A on molekul, tänu millele õnnestub glükoos muundada ATP-ks või rasvhapeteks. Selles molekulis on atsetüüljääk, mida saab kasutada uute süsinikahelate ehitamiseks. Nii ongi saanud võimalikuks rasvhappe tekkimine glükoosist. Maksas tekib glütserool, mis on tähtis osa triglütseriidide tekkes. Rasvhapped haakuvad glütserooliga, saadakse triglütseriid. See ongi aine, mida me rasvaks kutsume. Lipoproteiin korjab rasva kokku ja viib rasvarakkudesse. Rasvarakud muudkui paisuvad, et saabuvaid varusid ära mahutada. Nüüd oleme tulevaste näljahädade vastu kaitstud. Võib-olla ülearugi hästi kaitstud. Elus on 2 halba asja. Liiga vähe ja liiga palju.